tere, hea vaataja! Sõdu alustatakse tihtipeale üllate loosungitega vabadusest ja vabastamisest, aga tegelikud motiivid võivad olla täiesti teistsugused. Täna vaatamegi, millised varjatud eesmärgid võivad USA-l Iraani sõjas olla. Minu esimene tees on siis see, et USA eesmärk on nõrgestada suuremate tootjariikide majandusi, kellega neil on suur negatiivne kaubandusbilanss. Nendeks on siis Aasia, Euroopa, aga ka Lõuna-Korea ja Jaapan, kes siis sõltuvad suuresti imporditud energiast. Aga USA samal ajal ise suudab kõik oma energiavajadused ära täita. Ja kuna USA-l on siis kõigi nende riikidega suur kaubanduse puudujääk, siis kõrgemad energiakulud aitavad seda vähendada. Ja mõnes mõttes see läheb kokku ka Trumpi varasemate eesmärkidega, sest Trump räägib kogu aeg sellest, kuidas on oluline tootmine tagasi USA-sse saada, kuidas on oluline kaubandusbilanssi vähendada, et praegu see energiahindade tõus selgelt tasakaalu mõttes soodustab USA-d. Et siin ma olen kokku pannud siis sihukese infograafiku USA, siis kaubandusbilanss sügavalt negatiivne, suurim energiatootja maailmas samas. Iraani sõja mõjud on siis energiaekspordi kasv, mida me praegu juba näiteks nafta puhul näeme. Kahju on majandusele ka, aga energiafirmadele siis kasu. Lisaks sellele toimub siis inflatsiooni kiirenemine, mida me praegu juba näeme. Märtsis oli USAs siis see ametlik inflatsiooni number oli 3,3% ja veebruaris oli 2,4%, ehk siis 1% punkti võrra juba kiirenes. Ja kui me räägime konkurentsivõimest, siis võrreldes siis nende suurte tootjariikidega tegelikult USA konkurentsivõime selles olukorras siis paraneb. Ja see on siis suhteline konkurentsivõime, sest tegelikult USA majandusele ka ei ole kasulik, kui energiahinnad väga kõrged on. Aga see on kindlasti neile vähem kahjulik. Eriti kahjulik on siis see praegune olukord suurtele tootjariikidele, kelle kaubandusbilanss on positiivne, aga samas nad on siis energiaimportijad. Ja siin me räägime siis peamiselt Hiina, Jaapan, Euroopa Liit ja Lõuna-Korea. Ja nende jaoks siis Iraani sõja mõjud on veidi teistsugused. Sisendkulude kasv on tunduvalt suurem. Kahju majandusele on samuti suurem. Inflatsioon kiireneb ja konkurentsivõime langus siis toimub võrreldes USA-ga. Ja nüüd vaatame veidi andmeid, et kuidas see täpsemalt see suurem negatiivne mõju välja joonistub, eriti eelkõige siis Aasia puhul. Seal on siis kaks põhjust, miks see on USA-le tunduvalt vähem kahjulik kui näiteks Aasiale või Euroopale. Esimene põhjus on see, et nad on maagaasi ja nafta importijad, Aasia ja Euroopa, aga teine põhjus on see, et regiooniti energiahindade erinevus tegelikult märtsis kasvas tunduvalt. Näiteks USA toornafta ja siis maailma toornafta hinnavahe või hinnakäärid siis suurenesid, tankerite tasud tõusid, millest peamiselt saab kasu USA. Lisaks siis USA nafta eksport kasvab väga kiiresti, sellepärast et kui Lähis-Idast ei tule, siis tuleb kuskilt mujalt osta ja USA siis osaliselt katab seda puudujääki. Ja viimaseks siis maagaasi hinna erinevused järsult kasvasid Aasias ja USAs. Siin on näidatud siis USA toornafta ja siis Brenti toornafta ehk siis maailma toornafta hinnavahet. Ja nagu näha, siis aasta alguses oli siin $3-4 juures barelist. Ja kui Iraani sõda siin algas, siis kohe hakkasid need hinnakäärid kasvama. Ja märtsis oli see keskmine vahe, siis oli $11 barelist. Ehk siis ameeriklased maksavad nafta eest lihtsalt tunduvalt vähem. Siin on graafikul näha siis nende tankerite päevaseid tasusid ja nagu näha, siis muidu need olid siin keskmiselt kuskil 50 000 juures ja märtsis siis tõusid siin 250 000 juurde. Siin on näha siis maagaasi hindu Aasias helerohelisega ja maagaasi hindu USA-st tumerohelisega. Alates sõja algusest siis 81% on Aasias LNG veeldatud maagaasi hinnad kasvanud ja USA-s on samal ajal siis maagaasi hind 7% hoopis langenud. Et USA-s on maagaasi turg suuresti lokaalne. Nad suudavad oma vajadused ära täita, samamoodi nafta tootmisega suudavad vajadused ära täita ja suudavad ka väga palju eksportida naftat. Et siin on selgelt negatiivne mõju Aasiale palju suurem kui ameeriklastele. Siin on siis uudis selle kohta, kuidas Trumpi otsus Hormuzi väin ise sulgeda hakkab tõstma siis Aasia veeldatud maagaasi hindu.
siin on siis näha, kust saab Hiina oma nafta. 20% tuleb Venemaalt, aga väga suure osa moodustavad tegelikult Lähis-Ida riigid. Saudi Araabia 14%, Iraan ise lausa 11%, Araabia Ühendemiraadid 6%, Oman 7%, Iraak 10%, et väga suur osa siin kollektiivselt kokku kuskil 40% tuleb Lähis-Idast. Aga samas, kui me vaatame energia tarbimist, et millest Hiina siis energiat saab, peamiselt tegelikult kasutatakse kivisüsi. Hiinas on sarnaselt nagu USA's on maagaasiga, et lokaalne turg, siis Hiinas on ka lokaalne turg, kivisöeturg, ja seal tegelikult hinnad ei ole tõusnud kivisöe puhul. Et hinnad ei ole võrreldavad selle 2022 aasta energiakriisiga. Seega see kivisöe osa on mõnes mõttes midagi positiivset praegu Hiina majanduse puhul, kuigi see on veidi irooniline, sellepärast et kivisüsi on üks enim saastavaid tooraineid, millest energiat toota. Aga kokkuvõttes ikkagi muidugi Hiinal on väga oluline osakaal ka naftal ja maagaasil ja suures osas tegelikult ei ole võimalik seda osa siit kivisöega asendada. Et kivisöest on võimalik mingisuguseid petrokemikaale ja petrooleumi produkte toota, aga nende hinnad on näiteks Hiinas just kasvama hakanud, kuigi selle kivisöe enda hind ei ole kasvanud, siis nende produktide, mida kivisöest toota saab, nende hinnad on tegelikult päris palju tõusnud. Seega mõju Hiina majandusele on ikkagi märkimisväärne. Siin graafikul on siis näha USA päevast nafta eksporti ja see võib siis aprillis ületada esmakordselt 5 miljoni barreli piiri. Et kunagi varem ei ole USA nafta eksport nii kõrge olnud. Seega selle võrra voolab tegelikult USA'sse rohkem raha ja nende kaubandus paraneb. Kuigi jah, nafta ekspordist saadav tulu niivõrd suure kaaluga ikkagi USA majanduses ei ole. Nii nagu see on, ma ei tea, Lähis-Ida riikides või Venemaal. Seega kokkuvõttes siin võib spekuleerida, et üks selle sõja eesmärkidest tegelikult ongi siis nõrgestada neid regioone. Kuigi seda ametlikult välja ei öelda. Sest varasematel reeglitel põhinev maailm tegelikult enam ei toimi, et võib-olla 20, 25, 30 aastat tagasi USA ei oleks oma liitlastele selliseid asju teinud. Minu teine tees on siis see, et USA pikaajaline poliitika on finantsiline repressioon. Ja mida see finantsiline repressioon tähendab, on see, et püütakse siis võlataset vähendada võlakirjade devalveerimise ja inflatsiooni kaudu, mis toimub peamiselt võlausaldajate arvelt. Et minu arvates kogu see USA võlateema on tegelikult taustal üks olulisemaid asju, ja ta tegelikult nii geopoliitikas kui ka majanduspoliitikas suuresti mõjutab ja juhib USA otsuseid. Sest kõik tiirleb selle ümber, et USA dollar on maailma reservvaluuta ja kuidas siis USA suudab sellise võlakoorma juures, mis neil praegu on, suudab kuidagi manageerida seda riigivõlga ja suudab intressimakset kontrolli all hoida. Ja kui see turg katki läheb, siis USA-l on väga suured probleemid. Seega nad proovivad igatpidi seda turgu koos hoida. See turg siis väga palju mõjutab minu arvates taustal kõiki neid otsuseid. Kuidas see energiakriis siis USA võlakoormat aitab vähendada? Esiteks energiahindade tõus kiirendab inflatsiooni, mis siis omakorda vähendab võlakoorma reaalväärtust. Et seda teavad kõik, kes on näiteks kodulaenu võtnud, kui väga kõrge inflatsioon on, palgad väga kiiresti tõusevad, sissetulekud tõusevad, siis ju seda varasemalt mingist fikseeritud kogust võlga on lihtsam tagasi maksta. Sama kehtib ka tegelikult riigi puhul. Aga see ongi siis tasakaalustamise akt, et ühelt poolt on vajadus hoida inflatsiooni kõrgel, aga teiselt poolt on vajadus siis intressimäärasid kontrollida. Sellepärast, et võlakoorm on nii suureks läinud, et kui sa lased inflatsioonil möllata ja kõrgem inflatsioon tähendab tavaliselt siis intressimäärad lähevad üles, siis tähendab, sul lähevad intressimaksed jälle liiga suureks. Seega sa pead nagu kordamööda devalveerima. Kõigepealt laskma natuke intressidel tõusta, laskma veidi inflatsioonil tõusta, siis jälle tagasi, et see tarbijahindade kasv peab olema kõrgem kui intressimäärad. Siis sa järk-järguliselt saad seda võlakoormat vähendada. Aga kõik see toimub tegelikult võlausaldajate arvelt, sest nende ostujõud ju väheneb. Ja täiesti võimalik, et võlakirja nõudlust stimuleeritakse siis Kaimani saarte kaudu. Kes mu artikleid lugenud on, siis teab, et Kaimani saartest sai hiljuti USA kõige suurem võlausaldaja.
seal on mitu triljonit dollarit laenanud see väike riik USA-le ja sinna on registreeritud riskifondid, kes kasutavad võimendust, et investeerida USA riigi võlakirjadesse. Siin infograafikul on siis ka näha seda, et ühelt poolt on motiiv dollarit nõrgendada, nii riigi võla kui ka sellepärast, et nõrgem dollar võimaldab eksporti stimuleerida ja teiselt poolt on vaja siis kontrollitult võlakirjade väärtust vähendada, ehk siis intresse kontrollitult üles viia, aga mitte kiiremini kui inflatsiooni. Ja siin on näha siis seda kurikuulsat graafikut USA intressimaksed riigi võla pealt. Ja nagu näha, siis viimased 5 aastat on see väga kiiresti üles liikunud. Ja praeguseks siis moodustab seal valitsuse maksutuludest kuskil 22%. Kui see graafik siit niimoodi edasi tõuseb, siis minu hinnangul ilmselgelt viib see USA ikkagi mingisuguse fiskaalsesse kriisi, võib-olla isegi täielikku usalduskriisi dollari suhtes. Sest see ei ole normaalne, kui sul intressimaksed on pool näiteks valitsuse tuludest või 60%. Et siis hakkavad igal pool häirekellad juba helisema. Aga andmed selgelt näitavad, et riigid on siis USA mängu läbi närinud, vähendades USA võlakirjade osakaalu ning ostes rekordkoguses kulda. Küll aga ei saa nad siis dollarisüsteemist järsult väljuda, sest tegemist on siis võrguefektiga, nagu iga valuuta puhul, ka dollari reservvaluuta staatuse puhul on tegemist võrguefektiga, kuna kõik kasutavad dollarit rahvusvahelises kaubanduses. Ja toormetega kaubeldakse jätkuvalt dollarites ja maksesüsteemid nagu SWIFT, ülemaailmselt pankade vaheline maksesüsteem, et see põhineb ka kogu sellel dollarisüsteemil. Siin graafikul on siis näha välismaiste investorite osakaalu USA riigivõlas. Ehk siis see näitab protsenti, kui suur osa laenudest on USA saanud välismaalastelt, nii keskpangad kui ka investorid. Ja 1974. aastal oli üks oluline aasta, sest toonane USA välisminister Henry Kissinger sõlmis siis petrodollari leppe. Sisuliselt see tähendas, et Saudi Araabiaga lepiti kokku, et naftat müüakse dollarites ja kui Saudi Araabial tekib ülejääk nafta ekspordist, siis need dollarid investeeritakse tagasi USA riigi võlga. Teised Lähis-Ida riigid tegid sama ja naftaga hakatigi ülemaailmselt kauplema dollaris. Eelkõige on dollarid vaja neil, kes naftat siis ostavad. Kes naftat müüvad, neile tekib ülejääk dollaritest ja siis nad paigutavad selle kuhugile. Ja seni on siis Lähis-Ida riigid paigutanud selle USA riigi võlga. Ja see tähendas, et välismaalaste osakaal siis USA riigi võlas hakkas kiiresti kasvama. Aga pärast siis globaalset finantskriisi, mis on siis 2008, hakkas tegelikult välismaiste investorite osakaal langema ja on siin nüüd jõudnud 30%-ni. See Iraani sõda on siis petrodollari süsteemi tegelikult nõrgendamas või isegi lõhkumas. Sellepärast, et need Lähis-Ida naftatootjad, nemad ei ole saanud Hormuzi väinast oma naftat läbi, nad ei saa neid tulusid, mida investeerida ja lisaks sellele on neil surve tekkinud valuutakurssidele, mis tähendab seda, et nad peavad kuidagi neid valuutakursse toetama. Ja selleks, et neid valuutakursse toetada, siis nad on müünud USA dollareid. Ehk siis nad on märkimisväärselt vähendanud USA riigi võlakirjade osakaalu. Ja see pani tegelikult riigi võlakirjade intressid kasvama. Me näeme, märts algas siin, sõda algas siin ja tegelikult intressid läksid märkimisväärselt üles. Et ühelt poolt oli inflatsiooniootuste kasv, tõstis neid intresse, USA riigivõla intresse siis. Aga teiselt poolt tekkis ka müügisurve, sest paljud riigid kiirendasid seda USA võlakirjade müüki. Ja see on siis lühiajaline pilt, siin on 2025 ja 2026. Kui me lähme nüüd pikaajalise pildi peale, siis ma ütleks, et need intressid minu hinnangul siis pigem liiguvad siit kolmnurgast. Meil on selline kolmnurk tekkinud siia ja ma arvan, et sellest kolmnurgast siis intressid mingil hetkel murravad üles. Ja seda põhjusel, et inflatsioon kiireneb. Ja võib-olla taustaks veel üks asi, et Iisraeli mõju USA välispoliitikale ei saa samuti alahinnata, et see on ka tõenäoliselt väga suur põhjus, miks Iraani rünnati, sest sõda teenib siis peamiselt Iisraeli strateegilisi huvisid. Et lisaks selle petrodollari nõrgenemisele siis sisemaine poliitiline hind võib kujuneda tegelikult oodatust kõrgemaks.
et sellega võib USA omale siis teistpidi jällegi jalga lasta. Ja reaalne küsimärk siia video lõppu on see, et kas USA suudab võla ja valuuta devalveerimise pikaajaliselt läbi viia ilma sisemaise ja rahvusvahelise usalduskriisita. Ja kokkuvõtlikult võib öelda siis USA kohta tervikuna, ma vaataks nii geopoliitiliselt kui majanduspoliitiliselt seda, on see, et nendest poliitikatest on lühiajaline kasu, aga pikaajaliselt tekitab see siis usalduse languse nii liitlaste kui võlausaldajate silmis ja kogu see asi on siis osa suurest rahandusliku korra muutusest, kus siis dollar kaotab järjest rohkem oma staatust maailmas ja USA ka tervikuna. Praegu nad proovivad sellest lihtsalt jõuga kinni hoida. Kirjuta kommentaaridesse, mis sina nendest teemadest arvad, kas USA võiks omada neid 2 varjatud eesmärki. Aitäh sulle seda videot vaatamast ja näeme juba järgmises videos.